Et kui sa nüüd üksinda mängid ja soovid ka mingit sellist koostööd iseendaga teha, et vasakkäsi võiks siis mängida mingit kas konkreetset akordijärgnevust mingi sellistikus või mingil hetkel, kui sa oled mänginud konkreetselt harmooniajärgnevusi piisavalt palju läbi, siis suudad hakata nendega nagu improviseerima. No näiteks, et esimene, 5., 6., 4. Kui need kõlad on juba teada, siis sa ei pruugi nagu seda sama järgnevust kogu aeg korrata, vaid võid nende samade akordide piires vahelda neid järgnevusi. Ja kõik need erinevate astmete kolmkõlad tegelikult sobivad sulle. Esimene astme kolmkõla, teine, 3., 4., 5., 6. Ütleme, 7. kolmkõla võib-olla mängiks, et see on võib-olla siis on nagu 5. astme pööre.